Hei, mina Piret siin ja ma ostsin hiljuti endale mõned uued meigitooted, mõned huulepulgad ja ripsmeduši ja laineri ja ma ei ole ise neid meigitooteid veel proovinud ning ma mõtlesin, et oleks võib-olla huvitav seda koos teiega teha kaamera ees. Nii et alustame. Ma käisin Tartus Pro kosmeetika poes ning ostsin sealt Eideni huulepulkasid. Mis ma ostsin on siis liquid lipstick. Ma olen neid ennem ka ostnud, et ma kõiki korraga seekord poest neid ära ei toonud. Ja siin on mul veel mõned sellised huulepulgad, ka Eideni omad. Ja mõtlesin, et prooviks ja võrdleks neid koos teiega. Mulle endale väga meeldivad need liquid lipstickid ehk siis sellised vedelad huulepulgad, sest nad jäävad hästi mõnusad matid huule peal ja need huulepulgad meeldivad mulle jälle väga selle poolest, et nad niisutavad hästi huuli ja sul on tunne põhimõtteliselt nagu sul oleks lihtsalt huulepalsam huulte peal. Ja kusjuures ma isegi ei proovinud neid huulepulkasid seal koha peal, sest et osad on seal nii, et osadel ei ole enam testreid alles. Nii et see on mulle endale ka üllatus, mis siit välja tuleb. Nii et lähme siis huulepulkade juurde. Alustaks näiteks siis kõige heledamast. Kui ma vahepeal vaatan siia kõrvale, siis mul on siin peegel, et teate, miks ma vahin kuskile mujale. Alustaks kõige heledamast siis. See on mul tegelikult varem ostatud ja ma olen vist seda isegi proovinud, aga ma ei mäleta, milline see oli. Nii, see on siis selline. Ja selle huulepulga värvitoon on siis number 12. Päris hele. Muidu iseenesest on see päris huvitav värv, aga nende heledate liquid lipstick huulepulkadega on millegipärast alati see, et need jäävad hullult ebaühtlaselt ja nagu te näete, see huule niiske ala paistab täiega välja. Issand kõudne. Ma näitan teile. Arvatavasti sellepärast ma ei olegi seda eriti kasutanud, et ta jääb siuke laiguline, ebaühtlane. Ma proovin panna teise kihi. Äkki see aitab. No ma ei tea, ei teinud eriti asja paremaks. Nende vedelate huulepulkadega see on nii imelik. Nende vedelate huulepulkadega on minu arust üldse see, et nagu väga teist kihti ei anna peale teha, siis ta läheb siukseks tükki ja kummaliseks. Huuled on ka täna veits karedad, nii et sorry. Nii. Teisena proovime siis seda, mis ma nüüd alles ostsin. See on siis toon number 13. See värv meenutab mulle 90-ndaid millega pärast. See on mul vist esimene selline soojemat tooni huulepulk. Ma näen, et tal on mingi väike sälevus sees. Huvitav oleks veel, ma arvan, seda proovida mingisuguse tavalise huulepulga või huulepliiatsi peale. Tundub selline kerge ja suvine. Järgmine toon on selline. See on üks mu lemmikuid, ma olen seda ka palju kandnud. See on number 14. Ja see on nendest kõige tumedam, mis minul on.
see värv meeldib mulle iseenesest kõige rohkem. Selline ilus külm ja matt toon ja see huulepulk püsib päris kaua peal ka. Näitan lähemalt ka. Matid liquid lipstick huulepulgad ei tule liiga lihtsalt maha ainult nüüd. Peab siis meegi eemaldusvahendiga eemaldama. Peaaegu isegi veekindla. Nii ja viimane nendest praegu on selline külm roosa ja selle tooni nimi on 10. See värv on nii ilus. Kuna see on jälle selline heledam toon, siis on jälle näha, kuidas see huule sisekülg veits paistab imelikult. Aga muidu hästi ilus toon. Jälle täiesti matt ja ei määri ka. Võib isegi öelda, et suudluskindel. Nii, praegu said siis kõik 4 vedelat huulepulka ära proovitud. Praegu on see viimane mul peal. Ma ostsin ju sealt ka ühe silmalaineri, ka Eideni oma. Et ma proovin selle ka ära. Sellise hea vildi otsaga. See lainer kuivab hästi ilusaks mustaks matiks. Jess, see on päris hea lainer, mulle meeldib. Kuivab selliseks ilusaks matiks, alguses on läikiv. Ma ei taha seda huulepulku maha võttagi, see on nii ilus. Päris raskelt tuleb maha. Järelikult püsib hästi peal. Siis mul on veel need sellised 3 Eideni huulepulka. See on värv 011. See on selline hea toon, mulle meeldib seda panna osadele, et seda huulepulka ma olen kasutanud ka teiste huulepulkade peal või siis laineriga koos. Et annab sellise kergelt heledama mulje, hästi mõnus pehme. Täiega hea. See on täiega hea nagu huulepalsam, siuke niisutab huuli. Nii, järgmine toon. Nagu näha, ma olen seda kõige rohkem kasutanud, see on juba peaaegu otsas. On ka selline heledam. Ja see on siis toon 029. See on suht selline huulte enda tooni, et mulle meeldib seda kanda siis, kui ma ei taha nagu huuli värvida, aga ma tahan, et nad oleks niisutatud ja nad natukene oleksid värskemad kui võib-olla minu enda huuled, mis võivad olla laigulised, kuivad. See on praktiliselt huulte enda toon. Mul on nii palju Eideni asju. Väga hea firma järelikult. Ja viimane nendest huulepulkadest on siis kõige tumedam. On 600. Ja see näeb välja selline. Tal on kerge selline sädelus sees. Ta on suhteliselt tume huulepulk, aga ta ei ole nii kattev. Et seda saab ka kanda näiteks mingisuguse teise punase huulepulga peal ja ta annab sellise mõnusa metallse läike. Hästi kreemine ja pehme huultel jälle.
ma ei olegi teda vist ausalt öeldes täitsa eraldi kandnud, ma olengi kandnud teda teiste huulepulkade peal. Lisaks nendele huulepulkadele on mul ka 2 Eideni huulepliiatsit olemas, mis on suhteliselt nii mõnusad katvad, et ma olen kandnud ka ainult pliiatsit ja siis pannud kas huuleläiget või enamasti huuleläikid ei kasuta tegelikult kas huulepalsamit või midagi sinna peale või ka võib ka täitsa ilma minna. Aga mul on siis sellised 2 tooni. Punane on toon 42 ja see heledam on 36. Ja nagu näha, üks on mul juba väga ära kasutatud, see on ka üks selline põhiline pliiats, mida ma kasutan, kui ma ei taha väga nagu huuli värvida, väga et igapäevaselt töö juures ja nii. Ja näiteks nii on ta niisama. Ja näiteks kui ma panen veel siia ühe huulepulga peale. Selline tore neutraalne toon. Need on nii head kreemised pehmed nagu huulepalsamit kannaks. Ja viimane pliiats, mis mul siis on Eidenilt, on see punane. Et mul ei ole endal selliseid punaseid, päris punaseid huulepulkasid ka olnud. Nii et katsetame, kuidas üldse selline värv minu peal sobib, sellepärast et ma ise tunnen, et mulle sobivad sellised lillakamad, külmemad toonid. Samas jälle mingisugustel pidulikel sündmustel tahaks nagu huuled punaseks värvida ikkagi, et äkki see sobib mulle ja äkki see on hea pliiats. Katsetame. Kassiroovid järguseks ei ole. No kurat. Et siis nagu näha, praegu tuli mu vend siia. Ei tee. Ervan lõpe. Sass ka. Mu vend tuli külla nii, et ärge pange tähele. Seletus. Paneks mingi huule palsamiga peale. Täitsa hea toon minu meelest. Mul on peale Eideni asjade on ka üks ripsme dušš olemas, mille ma seekord sealt ostsin. See on selline. Ma juba värvisin oma ripsmed selle ripsme dušiga ära ja mis mulle selle ripsme duši juures meeldib, on siin on 2 põhimõtteliselt ripsme duši. Esimene etapp on siis sellise harjakesega teha ja teine etapp on sellise harjaga teha. Ja tal on nagu seal mingid siuksed kiud sees, mis tekitavad tunde, et su ripsmed on pikemad, tihedamad. Aga selleks korraks ongi kõik ja sellised olid minu Eideni huulepulgad ja pliiatsid ja üks siis silmalainer. Ja kohtume teiega järgmistes videotes. Tšau!